Austatud Riigikogu, alustame kolmapäevase täiskogu istungiga. Palun, kellel on üle anda eelnõusid ja arupärimisi, Martin Repinskil on, palun. Aitäh, austatud kolleegid, mul on au esitada arupärimise Keskerakonna fraktsiooni poolt ja arupärimine läheb kaitseministrile. See puudutab avaliku sektori töötajate avaldusest sotsiaalmeediast, niinimetatud Reitelmanni asi. Ma ei hakka neid rumalusi tsiteerima, aga kindlasti te olete kõik kuulnud, mis ta ütles või lugenud seda meediast ja seoses sellega minul ja minu kolleegidel on terve rida küsimusi. Mõned neist on järgmised, milline mõju on sellisel vihakõnel on meie julgeolekule, siis kuidas suhtuvad NATO ja meie koostööpartnerid Euroopa Liidus selliste avaldustesse. Ja siis ma küsin veel, et kas ministri hinnangul saab sellise avalduse teinud isik töötada edasi Kaitseliidus ehk sisuliselt ministri haldusalas. Aitäh! Enn Eesmaa, palun. Suur aitäh, austatud kolleegid. Esitan koos 17 meie fraktsiooni liikmega arupärimise Eesti välisministrile Euroopa Liidu eesistujamaa rolli täitmisest aastal 2018. Euroopa Liidus kinnitatud eesistumise kava kohaselt saab Eestist, nagu me teame, aastal 2018 esimesel poolaastal Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Tegemist on 6-kuulise vastutusega, mille valitsus võtab Euroopa Liidu Nõukogu töö korraldamiseks, andes võimaluse suunata Euroopa Liidu poliitika suundi. Eesti üheks oluliseks sihiks on perioodil 2018 jaanuarist juunini juhtida asjatundlikult institutsiooni, tagades tulemuslik õigusloome, kujundades konsensust ning täita oma kohustust olla aus vahendaja. Kuna eesistumise läbiviimiseks ei looda uusi süsteeme ega struktuure, vaid kasutatakse väljakujunenud Euroopa Liidu asjade koordinatsioonisüsteemi, töökorraldust, praktikat ning ministeeriumide valdkondlikku oskusteavet, siis see vajab selgelt head ettevalmistust kogu protsessi sujuvaks toimimiseks ja seega on meil välisministrile 5 küsimust, nendest paar kõlab nii. Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste üks olulisem osa on personalistrateegia. Eesistumisega seotud personali tuleb hakata aegsasti ette valmistama. Küsime, kuidas on ministri hinnangul läinud seni personali ettevalmistamine eesistumiseks ning veel üks küsimus eesistumise tegevuskava põhjal koostatakse aastateks 2015-2018 keskne eelarve. Kas investeeringuid, mida eesistujariigi raames tehakse, finantseeritakse Euroopa Liidu vahenditest või Eesti maksumaksja taskust? Aitäh! Olen vastu võtnud 2 arupärimist ja kui nad vastavad kodu- ja töökorra seaduse nõuetele, edastan nad kaitseministrile ja välisministrile. Kohaloleku kontroll, palun. ...90 kohal, 11 puudu. Päevakorra osas nii palju, et päevakorrapunkti juures, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu 61 esimene lugemine, on valitsusepoolseks ettekandjaks justiitsminister Urmas Reinsalu. Eilsel päeval
jäi meil pooleli eelnõu 18 SE arutelu kohal, kus Priit Toobalile eelnõu algatajate esindajale esitati küsimusi ja küsimuste järjekorras oli Jaanus Karilaid, kellel on nüüd võimalus oma küsimus esitada. Aga paistab, et seda ta ei taha teha. Aitäh! Eelnõu algataja esindajale rohkem küsimusi ei ole. Komisjonipoolne ettekandja on põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt, palun. Austatud härra esimees, lugupeetud Riigikogu liikmed. Põhiseaduskomisjon arutas käesolevat põhiseaduse muutmise eelnõud esmaspäevasel kella 14. septembri korralisel istungil, põhiseaduskomisjoni korralisel istungil ja lisaks komisjoni liikmetele olid kutsutud arutelu juurde ka Ilmar Pärnamägi, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja, Sander Põllumäe, sellesama talituse nõunik. Ja arutelu toimus siis järgmiselt. Kõigepealt algatajate esindaja Priit Toobal andis põhjaliku ülevaate selle põhiseaduse muutmise eelnõu sisust ja ka põhjendas, miks algatajad on pidanud seda muudatust vajalikuks. Väga elavat sisulist debatti sellel teemal ei tekkinud, aga ma loeksin siin ette võib-olla paar seisukohta, mis on antud kontekstis olulised. Nimelt, ma vabandan kohe ette Jüri Adamsi ees, et ma ta nime mainin, aga ma arvan, et sellest mõtteavaldusest igaüks saaks aru, et see kuulub Jüri Adamsile. Nimelt, Jüri Adams meenutas presidendi otsevalimiste küsimuse arutelu Põhiseaduse Assamblees ning rõhutas, et Põhiseaduse Assamblee mitmed liikmed toetasid samuti presidendi otsevalimisi ning see oli Assamblees kõige korduvam küsimus. Assamblee hääletusel lükati see ettepanek aga iga kord tagasi. Ta märkis, et tema oli assamblees arvamusel, et võimalusel ei peaks otsevalimisi läbi viima ning kuigi kehtiv presidendi valimise kord ei ole õnnestunud, on see poliitiliselt mõistlikum kui otsevalimised. Oma seisukoha saatis põhiseaduskomisjonile ka MTÜ Radikaaldemokraadid. Radikaaldemokraadid samuti toetasid presidendi otsevalimist, aga leidsid, et kandidaadi vanusepiiri ja sünnijärgse kodakondsuse nõuet võiks muuta. See tähendab, et vanusepiir kaotada, et põhimõtteliselt presidendiks võiks kandideerida ka 18-aastane inimene ning sünnijärgse kodakondsuse nõuet poleks vaja ning piisaks, kui nende hääleõiguslike kodanike hulk, kes saaksid esitada presidendikandidaadi, oleks 3000. Nii et tunduvalt väiksem, kui seda on pakkunud välja siis põhiseaduse muutmise algatajad. Ka Vabariigi Valitsus esitas oma seisukoha. Vabariigi Valitsuse esindajad märkisid, et valitsus ei toeta põhiseaduse muutmist presidendi valimissüsteemi muutmiseks. Nende sõnul oli presidendi valimise viis üheks oluliseks vaidlusobjektiks juba põhiseaduse koostamisel. Toona leiti, et kõige tasakaalustatum lahendus on kompromiss, mille kohaselt valib presidendi Riigikogu ning juhuks, kui Riigikogul ei õnnestu presidenti valida, siis valimiskogu. Vabariigi Valitsuse hinnangul ei ole argumendid otsese valimisviisi poolt ega vastu ajas muutunud. Ja selle põgusa debati järel siis langetas ka põhiseaduskomisjon järgmised menetluslikud otsused. Esimene otsus, mis tehti konsensuslikult, oli võtta täiskogu päevakord arutelule 22. septembril 2015. Teine konsensuslik otsus oli määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt. Ja kolmas otsus, mis ei olnud konsensuslik, see oli ettepanek põhiseaduse muutmise eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Selle poolt oli 6, vastu 3 ja erapooletuid 0. Seega põhiseaduskomisjoni ettepanek on nimetatud seaduseelnõu tagasi lükata. Aitäh! Küsimused komisjonipoolsele ettekandjale. Jaanus Marrandi, palun. Tänan. Kahjuks ma ei saanud eelnõu algataja käest küsida, nüüd ma peaksin sinu käest seda sama küsima, et kas seda komisjonis siis arutati. Et eelnõu algataja esindaja on toonud siin välja sellise positiivse näitena Leedu
presidendi valimise rahva poolt, kusjuures presidendil on siis ühtlasi enam-vähem samasugune mandaat nagu praegusel Eesti presidendil. Tegelikult on ju alati see küsimus, et sellest mandaadi ulatusest, mis on presidendil, ja siis tema see valimise vorm peaksid nagu enam-vähem olema suhestuma või vastavuses. Et kuidas see Leedu näide nagu sinu arvates nagu tegelikult kõlab või kas komisjonis oli ka sellest juttu tegelikult? Aitäh, ei, komisjonis rohkem kui algataja poolt sellest juttu ei olnud. Ma võin ainult nii palju oma teadmistest lisada. Nad võib-olla natuke ületan oma volitusi, kuna see ei olnud komisjoni debatt, aga Leedus on presidendi volitused mõnevõrra laiemad. Kuigi Leedu on ka põhimõtteliselt ikkagi ülekaalukalt parlamentaarne riik, aga konflikt presidendi ja valitsuse vahel on Leedus küllaltki terav. Nii et selles mõttes ma ei nõustuks algatajate arvamusega, et Leedu on suurepärane näide. Aitäh. Marika Tuus-Laul, palun. Aitäh. Hea esineja, tegelikult ei saanudki neid argumente, eks ole, et miks pärast siis tagasi lükati see otsus, järelikult ei arutatudki seal küsimust, aga tegelikult on ju aastaid ikkagi räägitud sellest, et kuidas riik ja meie valitsused ja ka president kõik on rahvast nagu kaugenenud ja rahvast tahab otse valida, eks ole, me teame. Ja alati on öeldud, et me oleme parlamentaarne riik ja siin ei saa, aga siin mitte ainult Leedu, siin on Poola, Tšehhi veel tuua näiteks, eks ole, kes valivad otse ja kus on ka parlamentaarne riik. Et öelge palun, mis siis ikka see põhjus tegelikult, olete ka väga pikalt siin Riigikogus olnud, mis see tegelik põhjus ikkagi on ja miks meil eelistatakse siis nii-öelda mitte valimisi, vaid nii-öelda Riigikogus presidendi määramist, teisiti ei saa seda nimetada. Aitäh. Aitäh, mul tegelikult ei ole õigust nagu sisusse minna, sest ma olen komisjonipoolne ettekandja. Võin ainult nii palju öelda, et enam-vähem samasisulist eelnõu on arutanud Riigikogu praktiliselt kõikides koosseisudes. Nii et see võib olla ka põhjus, et need Riigikogu liikmed, kes on nende arutelude juures varem olnud, need argumendid välja toonud, ei pidanud vajalikuks neid lihtsalt korrata. Sest tõepoolest argumendid ei ole ju selles mõttes muutunud. Ja mis puudutab sellesse, et kas nüüd valida presidenti otse või mitte valida, see on iseenesest ju tegelikult puhtalt poliitilise otsustuse küsimus. Siin midagi muud ei olegi. Mõlemad variandid on tegelikult demokraatlikes riikides levinud, nii otsevalimise küsimus kui ka kaudse presidendi valimise küsimus, ja see on nüüd, ma arvan, et iga poliitiku ja ka iga kodaniku enda nagu valiku küsimus, millist varianti ta toetab, ega ma paremini sellele vastata ei oska. Komisjon leidis oma enamusega, et otsene valimissüsteem ei sobi Eestile ja kaudne valimissüsteem on selles mõttes parem. Aitäh, need on lihtsalt arvud. Peeter Ernits, palun. Lugupeetud juhataja ja ettekandja, lugedes Põhiseaduse Assamblee protokolli väga põhjalikult, kordan taas. Rein Lang, ekspertide üldise ühise arvamuse kohaselt sellised argumente presidendi otsevalimise vastu pole. Ekspertgrupi juht Jüri Raidla, nende ignoreerimine oleks meie arvates nii poliitiline, sotsiaalpsühholoogiline kui riigiõiguslik viga. Ja assamblee hääletamisel 60 liikmest oli kohal 35 kõigest ja 13 poolt, 21 vastu. Et kui midagi pole muutunud, toona oli rahva poolt 71% assamblee tegevuse ajal oli otsevalimise poolt, praegu on see protsent kõrgem, siis miks on ikkagi rahva tahte vastu mindud jätkuvalt? Aitäh, minu volitus on edasi anda komisjoni diskussioon ja komisjoni hääletuse tulemused. See, milline on toetus või vastuseis avalikkuses presidendi otsevalimisele, ei oska ma hetkel öelda, sest minu arvates viimaseid kallupeid kuskil ei ole, vähemalt põhiseaduskomisjoni käsutuses sellist kallupit ei ole ja selle puhul või sellest lähtuvedes minul ei ole kindlasti võimalik väita, et tingimata enamus inimesi toetab presidendi otsevalimisi või et tingimata on nad selle vastu. Aitäh. Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, hea sõber Mart. Kui kõik Riigikogu koosseisud on seda teemat arutanud, siis järelikult on aastakümnete vältel see olnud ikkagi teema, mis erutab avalikkust ja erutab ka küllaltki suurt osa poliitilisest eliidist. Me kõik mäletame ju seda, et omal ajal seadus võeti vastu sellisel kujul või põhiseadusesse viidi see asi sisse sellisel kujul teatud personaalia põhjustel.
Praeguseks on sellest kõigest saanud ajalugu. Need inimesed on Eesti poliitika ja Eesti ajalukku läinud. Seda konflikti enam karta ei ole. Samuti ma ei näe mingisugust suurt hirmu, ei peaks me tundma selle ees, et president ja valitsus võiksid omavahel vahetevahel konflikti sattuda. Ma arvan, et see on normaalne, kui tekivad erimeelsused, mis seadusandluse ja debattide korras lahendatakse. Nii et mul ei ole ausalt öeldes ikkagi päris küsimus palun, aeg ammu läbi. Kõned on pärast. Jah, ma juba lõpetan. Aitäh! Nimelt, tõepoolest, see asjaolu, et igas koosseisus on küsimus tõstatunud, näitab seda, et igas koosseisus on olnud parlamendisaadikuid, kes on pidanud otsest presidendi valimist sobilikuks. Samas üheski koosseisus ei ole teatavasti seda muusatust vastu võetud, mis viitab ikka otseselt sellele, et enamus saadikuid ei ole sellega nagu päri olnud. Nüüd teine küsimus, ma võib-olla jälle olen sunnitud natukene komisjoni debatist kaugenema, aga ma loodan, et see antakse mulle andeks. Võib-olla mõnede inimeste jaoks oli küsimus tõepoolest tükk aega personaalias, aga väga paljude inimeste jaoks ei olnud küsimus personaalias, vaid selles, mis tüüpi riigis me elame. Kui me elame parlamentaarses riigis, siis võib-olla natukene olen ka siin subjektiivne, siis olukorras, kus presidendil ei ole reaalset täidesaatvat võimu, presidendi otsevalimine annab eksitava signaali, et näete, me oleme teie poolt hääletanud, aga miks sa nüüd midagi ei tee. Nii et ma arvan, et see ei ole tingimata personaalia küsimus, see on ka põhimõtte küsimus. Aitäh. Jaak Madisson. Austatud härra Nutt, alustuseks, nagu te mainisite, et komisjonis ei arutatud reaalselt argumente, mis on selle eelnõu vastu. Samas ma tuletaks meelde, et praegune koosseis erineb põhiliselt poolte saadikute osas võrreldes eelnevaga. Peaaegu pooled saadikud on uued siin. Seega enamus, peaaegu 50 saadikut siin ei tea neid argumente, mida arutati 4 aastat tagasi või 10 aastat tagasi. Teine asi, kas komisjonis oli aga arutelu sellel teemal, et kui me hetkel ju ei tea, kui palju ühiskonnaliikmetest pooldab seadusmuudatust või kui palju pooldavad praegust süsteemi, äkki oleks mõistlikum teha rahvaküsitlus sel teemal, kus saab lihtne inimene öelda vastavalt nagu valimistele, kas nad soovivad ise presidenti valida või lasta selle otsustada parlamendis. Aitäh! Aitäh! Komisjonis keegi seda küsimust ei tõstatanud. Komisjoni liikmetel on kõigil võimalus panna arutelule mis küsimus iganes, kuna seda vajalikuks ei peetud, siis järelikult komisjon seda ka ei arutanud. Mis puudutab rahvaküsitlusse, siis ma arvan, et igalühel on õigus seda korraldada. Kui konservatiivne Rahvaerakond peab seda vajalikuks, siis olge lahked. Märt Sults, palun. Aitäh, härra eesistuja. Mart, küsimus lihtne. Tähendab, et milline põhiseaduse riive oleks olnud presidendi otsevalimisel või teda ei ole? Ja kui on, siis milline, ja kui ei ole, siis miks? Aitäh, ei, riivet ei ole. See on poliitilise otsustuse küsimus, kas kirjutatakse põhiseadusse, et president valitakse otse või valitakse see kaudselt. Küsimus võib-olla see riive võib olla selline politoloogiline või poliitiline selles mõttes, et kui ei ole tasakaalus presidendile antav mandaat ja presidendi võimu ulatused, siis on üks konfliktide allikas. Selliseid olukordi, kus see konflikt on olemas, on päris mitmes riigis. Aga riivet põhiseadusega õiguslikus mõttes ei ole ja antud juhul seda ei saagi olla, sest kui põhiseadust muudetakse, siis see on põhiseadus. Aitäh. Imre Sooäär, palun. Aitäh, ja juhataja, austatud ettekandja. Kas komisjon arutas ka selle üle, juhul kui oleksid Eestis presidendi otsevalimised, siis milline saaks olema täpselt selle kandidaadi ülesseadmise protsess? Osades erakondades on sisevalimised ausamad, teistes vähem ausamad. On osa riike näiteks, kus ka erakonna sisese valimise, näiteks USAs on eelvalimised, kus ka selle erakonna sisevalimisi kandidaadi ülesseadmisel korraldab riiklik valimiskomisjon, et tagada selle kandidaadi legitiimsus. Kuidas selle juhul oleks see Eestis? Aitäh. Antud päevakorrapunkti arutelu juures seda küsimust ei arutatud. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud komisjoni esindaja Mart. Ma küsin, et kumb on demokraatlikum kui see, et president valitakse ära Riigikogus või president valitakse rahvakogus. Kui president valitakse Riigikogus, siis koalitsioonil on otse 2 esindajat, nii peaminister kui president. Kuidas seda kommenteerida? Aitäh, ma toon ka teise võrdluse. Kumb on demokraatlikum riik, kas Vene Föderatsioon, kus president valitakse otse, või Saksamaa Liitvabariik, kus ei valita otse? Aitäh. Aadu Must, palun.
Aitäh, lugupeetud esimees. Hea Mart, ma saan aru sinu raskest olukorrast, sest tõepoolest me ei saa arendada ju vaba diskussiooni, vaid sa pead püsima komisjoni poolt antud vastuste piires, aga ometi ma lähen libedale teele ja loodan, et juhataja ei katkesta mind teema rikkumise pärast. Küsin sellise asja, kuidas sulle endale isiklikult tundub, kas see põhjendus, et äkki rahvas muidu ei saa aru, et presidendi nimetus ja valimisprotseduur on tähtsam kui tema õigused, ega see äkki ole meie rahva alahindamine? Kui talle ikkagi öeldakse, keda ta valib, missugusest õigustest, kas nad tõesti aru ei saa? Aitäh! Aitäh! Ma olen päris kindel, rahvas ei ole rumal, aga ma ei ole alati kindel, kas presidendikandidaadid on targad. Andres Ammas, palun. Austatud juhataja, austatud ettekandja, pöördun minagi sinu kui eksperdi poole pigem mitte kui komisjoni esindaja. Praegu on ta ikkagi komisjoni esindaja. No siis ma küsin kavalamalt lihtsalt, et kas komisjonis oli jutuks ka maailma praktika, kas mõnes maailma riigis on olnud pretsedent, et presidendi valimise korda on sel viisil muudetud, nagu praegu meie ette on pandud, või ka vastupidi? Aitäh! Aitäh! Nii palju kui mina tean, on presidendi valimise korraga muudetud ka presidendi pädevust. Ma ei tea juhtumit, kus oleks muudetud ainult presidendi valimise korda ja ei oleks muudetud pädevust. Aga tingimata ei ole pädevust suurendatud. Näiteks Soomes 1994 mindi presidendi otsevalimisele ja tegelikult presidendi pädevust vähendati ja sellest tuli päris suur jama pikaks ajaks. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Jüri Adams, palun, Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud rahvaesindajad. Meie kollane raamat, mis määrab meie õigused ja võimalused siin, ei anna sellises formaadis võimalust üksiku saadikuna esineda. Tegelikult ma räägin enda juttu, see jutt ei ole kooskõlastatud minu erakonna ja fraktsiooniga, aga ma tänan neid, et nad on andnud võimaluse mul seda esineda, vastasel juhtumil see mul puuduks. Ja ma tahaks pigem tagasi minna sellesama küsimuse aruteludele, mis toimusid 1991–1992 aastal, kui vaieldi selle üle, mis nägu täpselt peab taastatud Eesti Vabariik olema. Põhiline vaidlus pärast seda, kui Nõukogude Liit lagunes ja kommunistlikud režiimid asendusid teistega, käis tegelikult selle üle, et kas need riigid vabariikidena lähevad presidentaalsete vabariikide teed või parlamentaarsete vabariikide teed. Praegusel hetkel on näha see tulemus, et valdavalt osalt need, mis läksid presidentaalsete vabariikide teed, nendega on demokraatia ja vabadustega on seal üsna halvasti. Selgelt parlamentaarsed teed läksid Nõukogude Liidu osadest Eesti ja Läti ja see põhjus oli ilmselt omaaegne poliitiline kogemus enne teist maailmasõda. Eestis võttis see vaidlus küsimuse pigem, kas peaks presidenti valima otse või valima vahendatult, kas siis mõne valimiskogu või parlamendi kaudu. Ja see tõesti kujunes Põhiseaduse Assamblee põhivaidluseks. Selle küsimuse juurde tuldi korduvalt tagasi. Meil ei ole praegu kirjutatud head Põhiseaduse Assamblee ajalugu. Ma püüdsin stenogrammide raamatu läbi lehitseda, et mitu hääletamist siis toimus. Leidsin vähemalt 3 põhimõttelist hääletamist ühes selles samas küsimuses. Ja nendes kõikides jäid peale need inimesed, kes arvasid, et ei peaks olema presidendi otsevalimist, kuigi ühel juhtumil oli see olukord niimoodi, et ainult ühehääleline ülekaal oli ja päris kindlasti selle aasta jooksul paljud inimesed vahetasid oma arvamust ühe või teise poole. Nüüd see, mida rahvaesindaja Ernits siin nimetas, on veelgi huvitavam aspekt Põhiseaduse Assamblee ajaloost. Nimelt Põhiseaduse Assamblee algas konkurentsiga või hääletamisega erinevate põhiseaduse projektide vahel, mille üks tulemus oli see, et nõndanimetatud Jüri Raidla töörühma projekt kaotas
ja tulemus oli see, et selle projekti koostanud inimesed ütlesid, et kui meid ei tahetud, siis meie kaasa ei mängi ja distantseerisid ennast sellest. Umbes poole Põhiseaduse Assamblee töö ajal tulid nad sellesse töösse tagasi ja nende suurim saavutus oli siis sõnastada alternatiiv selle kohta, et president oleks otse valitud ja see valimise hääletamisel nad kaotasid. Minu arust muidugi kõige olulisem hääletamine toimus hoopis 1991. aasta 26. oktoobril, kus oli Tõnu Anton pani hääletamisele 3 varianti ja hääled jagunesid niimoodi, et otsevalimine rahva poolt 16 häält, valimine Riigikogus 18 ja valimine valijameeste kogus 11 häält. Et umbes selline see hääletamise protseduur oli. Mis puudutab nüüd nendesse argumentidesse, siis argumendid selle aasta jooksul peeti 10 hiilgavaid lühikõnesid, nii poolt kui vastu, kus kõik argumendid on olemas ja võiks nagu eraldi raamatu sellest välja anda. Mina ise avastasin enda jaoks, et otsevalimise vastaste võib-olla kõige olulisema argumenteeritud kõne pidas Kalle Jürgenson, kes praeguseks on Eesti poliitikast lahkunud ja töötab Antsla gümnaasiumi direktorina. See on Põhiseaduse Assamblee stenogrammide raamatus lehekülg 504 leida, aga seal on ka teisi väga palju. Paluks aega juurde. Palun 3 minutit lisaaega. Nüüd küsimus sellest, et rahvas või mitte rahvas, siin on teatud demagoogiline maik. Võib ju ütelda, et rahvast ei taha. Korrektsem oleks öelda, et rahvast nii ja niisugune protsent ei taha, mida tõestavad näiteks sellise ja sellise avaliku arvamuse küsitluse andmed. Nii oleks korrektsem võib-olla rääkida. Juhin tähelepanu ühele huvitavale asjale, nimelt meil oli siin paar aastat tagasi toimus üks niisugune üritus nimega Rahvakogu. Ja selle aluseks võeti ühe Briti päritoluga praktilise poliitikateadlase Niall Fergusoni näide, mida tema põhiliselt on mitmel pool maailmas läbi viinud selliseid üritusi, et võtnud kokku ühe hulga kuulajaid, kes peaksid sotsioloogiliselt esindama rahva vastavaid parameetreid ja siis pannud nende ette vaidlema mingis küsimuses 2 risti vastupidist seltskonda ja see rahvamudel siis kuulas. Tulemused on üldiselt hämmastavad olnud, et selliselt samale küsimusele vastuse andnud inimesed enne seda diskussiooni ja pärast diskussiooni umbes 50% ulatuses muudavad oma arvamust. Et nii palju on siis selle rahva küsimus. Rahval on erinevad vastused olenevalt sellest ja päris kindlasti Eesti ühiskonnas on alati olnud selles küsimuses üks osa rahvast, kord on ta ilmselt olnud enamik, kord on vähemik, kes arvab, et ei peaks olema ühte kindla või otse valimist. Nüüd, kui põhiseaduses hoopis sündis praegune paragrahv 79, selle sündimisel on ka niisugused veidrad asjaolud. Nimelt see tekkis niisugusest olukorrast, kus arvati, et Riigikogu ei suuda ära valida, kui tal peab olema 2/3 enamuse nõue. Ja siis tekkis see kombineeritud koht, sellel paragrahvil on palju puudusi. Ja kui keegi tahab selle puuduste likvideerimise nimel töötada, siis ma hea meelega olen tema liitlane ja kaaslane selles asjas. Aga üldiselt ma arvan niimoodi, et elus on erinevad etapid, et on niisugused konstitueerivad hetked ja see oli 91-92, siis otsustati. Vahepeal meil ei ole tekkinud ühtegi negatiivset kogemust vahepeal valitud riigipea saamise mehhanismi tulemuste, mingite negatiivsete kogemustega, kui need kunagi peaksid ilmnema või kui kunagi peaks olema Eesti rahval mingisugune ajalooline pöördepunkt, kus leitakse, et tuleb jälle kõike otsast peale alustada, siis ma olen sügavalt veendunud, tullakse selle küsimuse juurde tagasi, aga kuni seda aega ei ole saabunud, siis tõenäoliselt hädaga või patuga pooleks me jätkame samal meetodil, nagu see meil välja kukkus tookord. Aitäh! Mart Helme, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt.
Lugupeetud eesistuja, head kolleegid, rõõm, et teid nii palju siin saalis tänan. Ma jätkaksin sealt, kus Jüri Adams lõpetas. Tõepoolest, ajad muutuvad ja praegu ei ole enam aasta 1992. Praegu on aasta 2015. Mind ja meie erakonda peetakse radikaalideks. Tegelikult me ei ole. Tegelikult ühiskond radikaliseerub. Aeglasemas tempos võib-olla kui meie ees, aga ta radikaliseerub. Ja selle radikaliseerumise üheks ilminguks ja tulemuseks muuhulgas on see, et mitte kunagi varem 25 viimase aasta jooksul ei ole riigi institutsioonide autoriteet olnud nii madal kui praegu. See puudutab ka meid, see puudutab ka Riigikogu, see puudutab valitsust, see puudutab presidendi institutsiooni. Selles olukorras on vaja uuesti konstitueeruda. Selles olukorras on vaja sisse viia muudatused. Selles olukorras on vaja anda rahvale kaasarääkimise ja kaasvastutamise õigus suuremal määral, kui tal on seda praegu. See tähendab muuhulgas ja eelkõige seda, et rahvas saaks valida presidenti. Uskuge mind, 10 küünega kinni hoida sellest, mis siiani on olnud, on vale poliitika ja see ei vii meid edasi, vaid viib ühiskonnas veelgi suurema ja süvenema stagnatsiooni ja vastasseisuni võimu ja rahva vahel. Nii et mõelge, me oleme praegu, ütleme siis niimoodi, Prantsuse revolutsiooni eelses olukorras natukene, mis tähendab seda, et teatud feodaalne eliit, ja mõnes mõttes me oleme feodaalne eliit, hoiab 10 küünega kinni nendest privileegidest ja sellest positsioonist, mis tal on. Aga ajalugu sõidab meist üle. Ja ka praegu ajalugu sõidab meist üle. Oleme paindlikud. Anname endale aru ajastu vaimust. Läheme selle ajastu vaimuga kaasa ja teeme ära need muudatused, mis on vajalikud selleks, et taastada teatud rahvuslik ühtsus ja anda inimestele see tunne, et ka neist sõltub midagi. Ja nemad on need, kes vastutavad selle eest, et nad valisid presidendiks teatud inimese, kelles nad võib-olla pettuvad hiljem, aga kelle puhul nad teavad, et see oli nende konkreetne, mitte mingite poliitikute, mitte mingite valijameeste kogude valik. Aitäh! Priit Toobal, palun, Keskerakonna fraktsiooni nimel. Lugupeetud esimees, head kolleegid! Täna langetab parlament 12. korda otsust, kas minna üle Eestis presidendi otsevalimistele või seda mitte teha. Sel korral algatas selle eelnõu 25 Keskerakonna fraktsiooni saadikut ja eelnõu vastuvõtmisel tähendaks, et minnakse üle siis täna sarnaselt süsteemilt, kus presidendi valimise õigus on parlamendil ja parlamendi mitte hakkama saamisel siis valimiskogul, et kas minna üle otsevalimistele ehk siis rahva poolt valitud presidendi süsteemile või seda mitte teha. Oma sissejuhatuse ettekandes ma nimetasin, et see on Euroopas üsna tavaline poliitiline kultuur, eriti ka parlamentaarsetes riikides, et rahval on õigus omale riigipead valida. Tollal jäid mul need riigid nimetamata, et kes on need riigid Euroopa Liidust, kes annavad oma rahvale õiguse ja usaldavad oma rahvast nii palju, et rahval on õigus valida presidenti ise otsestel valimistel. Loomulikult, et kõik riigid, mida ma loetlen, ei ole parlamentaarsed, aga nendes riikides on president ja osad neist on parlamentaarsed. Nendest 28 Euroopa riigist, Euroopa Liidu riigist, kus on rahval õigus valida presidenti, on Slovakkia, Leedu, Rumeenia, Austria, Poola, Portugal, Bulgaaria, Iirimaa, Soome, Prantsusmaa, Sloveenia ja viimasena liitus selle demokraatlike riikide klubiga 2012. aastal Tšehhi, kes varasemalt siis valis parlamendis oma presidenti, nüüd saab seda teha rahvas ja korra on seda ka juba siis rahva poolt valitud. Üks probleem, mida ma samuti nimetasin ka sissejuhatuse ettekandes, kui ma eile seda eelnõud teie ees kaitsesin,
et tänane kehtiv segasüsteem kahtlemata ei ole hea süsteem. Hea süsteem oleks üks puhas kas rahvasparlament või siis spetsiaalselt jaoks moodustatud valimiskogu. Ja tähelepanu alt ei tohi välja jätta ka seda, et praegu on riigis ettevalmistamisel riigireform, mille raames tehakse ka haldusreform ja nii nagu me kuulsime esmaspäeval arupärimistele vastates, et vähemalt riigihalduse ministri plaan on see, et pärast haldusreformi peaks Eestisse jääma vähem kui 100 omavalitsust, mis tähendab seda, et praeguse kehtiva süsteemi järel oleks ka valimiskogus oluliselt vähem kohalike omavalitsuste esindajaid, kui seda siiamaani on. Ja kui tol korral kirjutati põhiseadusesse see kompromiss, et mis täna kehtivas seaduses on, et kui parlament hakkama ei saa, siis läheb see valimiskogusse. Et üks oluline argument oli seal see, et valimiskogus on suurem ülekaal ja oluline ülekaal just neil valimiskogu liikmetel, kes ei ole pärit parlamendist, vaid on kohalikest omavalitsustest. Nii et see ei ole vähetähtis argument, mida me peame ka arvestama seda, kui me jätame selle seaduse kehtima põhiseaduse kehtima nii, nagu see täna on. Nii et kui te vajutate üht või teistsugust nuppu, siis mõelge selle peale ka. Nii nagu ma alustasin, eile ettekannet tsitaadiga, siis ma lõpetan ja ma arvan, et enne hääletust on see üsna hea meeles pidada ja see tsitaat kuulub taas kord Märt Raskile, kes on öelnud, et ainult nõrgad erakonnad, kellel puudub rahva usaldus, pooldavad riigipea valimist parlamendis. Aitäh! Andres Anvelt, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Head kolleegid, luban endale mõningad mõtted ja arvamused ka meie fraktsiooni poolt. Tänane debatt on tegelikult kindlasti laiem kui lihtsalt küsimus, kas presidenti valib otse rahvas või valitakse ta nii, nagu ta täna on põhiseaduses kirjas. Samas 92. aastal võtsime me tegelikult täna kehtiva põhiseadusega kindla suuna parlamentaarse riigikorralduse poole ja parlamentaarse demokraatia arenguteel. Jah, me täna räägime ka palju sellest, et nii meie siin Riigikoguna valitsus, tihtipeale ka kohtud, nimetatakse kummitempliks, mis on rahvas kaugenenud. Kuuleme ka süüdistusi, et võim ei kuulu rahvale, kui ta ei saa otse presidenti valida. Täna on tegelik võim jagatud Eestis Riigikogu, valitsuse ja kohtute vahel. Ja presidendi võim seisneb pigem täna ja nii ka põhiseaduse mõtte järgi Riigikogu, valitsuse ja kohtute tasakaalustamisel. Igaühe selle võimuinstitutsiooni suhtes on presidendil täita tasakaalustav roll. Kas see on siis meie poolt vastu võetud seaduste põhiseaduse vastavuse kaalumine, valitsuse moodustamise küsimustes ja ka kohtute puhul näiteks amnestia andmises. Kui me suuname täna võimutäiuse läbi otsevalimise presidendile, siis kindlasti debatt peab olema laiem, kas me anname presidendile ka reaalsed võimalused seda võimutäiust ellu viia. Vastasel juhul me tegelikult petame valijad. Me loome lootuse nii-öelda valgustatud monarhi näol, kes saab vajadusel muuta ümber teiste võimuinstitutsioonide otsuseid. Ja sellega me tegelikult paneme meie valitud demokraatia tee ehk parlamentaarse tee suure löögi ja ohu alla. Muideks, kui president annab vande, siis muu hulgas ta ütleb ka seda, et ta lubab kaitsta meie põhiseaduste seadusi ja teha seda õiglaselt ja erapooletult. Ja siin tuleb ka teine argument, küsimus. Kuidas seda erapooletust mõõta juhul, kui ta valitakse rahva poolt, kuid mis tegelikult on erakondlik valimisviis? Sest kindlasti iga presidendi valimise presidendikandidaadi taha hakkab reastuma kindel erakond, ehk see tähendab seda, et president peab andma lubadusi tulenevalt maailmavaatest, tulenevalt ka oma erakondlikust taustast
või poliitilistest vaadetest. Ja see tähendab palju vähem erapooletust, kui tegelikult on täna, kus president valitakse siin Riigikogus erakondade kokkuleppel, et leida siis see arv saadikuid, kes teda toetab, või siis valimiskogus, kus tegelikult see erakondlik lahustus on veelgi suurem. Ehk hakatakse hindama presidendi maailmavaadet, kindlasti tõusetuvad tuntavalt temale poolt antud valimislubadused, kindlasti on sellelt ka väga palju populistlikku sisu, mis aga ei leia rakendust tema võimutäiuse kaudu. Jälle me jõuaksime presidendi võimutäiuse küsimuseni. Ja üsna pea kuuleksime seda, et rahvas on pettunud ka presidendis. Aga iseenesest ma arvan, et see arutelu pole tühja jooksnud. Ja kui me peame seda ka 13. 14. korda, siis ei see midagi halba see poliitilisele kultuurile ja Riigikogule. Ehk tegelikult selle arutelu kaudu me ju tegelikult tugevdamegi parlamentaarset demokraatiat. Ja me ei pea otsima selleks, kui me oleme milleski ka läbi kukkunud, kohe kirurgilisi sekkumisvõimalusi. Niimoodi võime hoopis teha valeravi ja parandamatud tagajärjed meie senisele demokraatiale. Nii et kutsun teid üles pigem tugevdama meie parlamentaarset demokraatiat, seda nii koalitsiooni kui opositsiooni poolelt, ja tugevdama meie presidendi või meie parlamendi tähtsust igapäevaste otsuste elluviimisel. Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove ei ole ja me asume ette valmistama juhtivkomisjoni ettepaneku hääletust. Austatud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 18 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Juhtivkomisjoni ettepaneku poolt oli 53, vastu 33 ja erapooletud 2 Riigikogu liiget. Eelnõu 18 on esimesel lugemisel tagasi lükatud. Meie järgmine päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse eelnõu immigratsiooni kohta 53 OE.
ja algatajatepoolne ettekandja on Martin Helme, palun. Lugupeetud eesistuja, lugupeetud kolleegid, toome teie ette Riigikogu otsuse eelnõu immigratsiooni kohta. See on iseenesest lühike otsus, mis kõlab niimoodi. Seoses Vahemerel aset leidva põgenike kriisiga ja Euroopa Komisjoni poolt nõutavate põgenike kvootidega otsustab Riigikogu. Esiteks, Riigikogu ei anna luba Vabariigi Valitsusel võtta kohustusi põgenike, immigrantide ja rahvusvahelise kaitse saajate ümberpaigutamiseks Eesti Vabariigi territooriumile seoses praeguse Vahemere immigratsioonikriisiga ei kvoodi alusel ega muul viisil. Teiseks, Riigikogu kohustab edaspidi Vabariigi Valitsust kõigi pagulaste ja immigratsiooniga seotud kokkulepete osas tooma need Riigikogu ette arutamiseks ning seisukoha võtmiseks. Riiklike kohustuste võtmine nendes küsimustes ilma Riigikogu kaasamata ning luba saamata võib kujutada endast ohtu Eesti Vabariigi suveräänsusele ning põhiseaduse riivet. Nüüd seletuseks. Seoses Vahemerel aset leidva põgenike kriisiga ja Euroopa Komisjoni poolt nõutavate põgenike kvootidega, mida küll tänapäeval enam kvootideks ei nimetata, vaid ainult mingisuguseks kuldvõtmekeseks, on tekkinud olukord, mis riivab Eesti Vabariigi suveräänsust ning teisi põhiseaduse aluspõhimõtteid. Samuti ei ole Euroopa Komisjoni nõudmine kvootide kehtestamiseks kooskõlas ei Euroopa Liidu lepingutega ega rahvusvahelise õiguspraktikaga. Lisan siia juurde, et see ei ole kooskõlas ka Eesti rahvalt Euroopa Liitu astumisel saadud mandaadiga ega ka tol ajal, kui me liitu astusime, olnud aluslepingute põhimõtetega. Ka nõndanimetatud vabatahtlik põgenike vastuvõtmine on sisuliselt sama kui Euroopa Komisjoni poolt nõutud kvoot. Seetõttu on vajalik, et Riigikogu rõhutaks Eesti Vabariigi suveräänsust nendes küsimustes ja kasutaks oma otsustuspädevust kõrgeima võimuna. Samuti nõuab Riigikogu, et edaspidi Vabariigi Valitsus esitaks kõik teemat puudutavad küsimused Riigikogule arutamiseks ning otsustamiseks. Siin on nüüd, tegemist on selgelt loomulikult poliitilise eelnõuga, kus on kõikidel Riigikogu saadikutel võimalik võtta midagi ette selle vastu, et Riigikogu nimetatakse kummitempliks. Tegemist on Konservatiivse Rahvaerakonna hinnangul on kogu selle immigratsiooni, põgenike, pagulaste, ümberasustajate teema puhul on tegemist strateegilise teemaga Eesti riigile ja rahvale. See on demograafia teema ja demograafia protsessid on kas pöördumatud või väga raskesti tagasipööratavad. Meil ju on kõigil arusaadav, mida tähendasid demograafilised muutused Nõukogude okupatsiooni ajal, kui siia tuli väga suures koguses immigrante. Ja me näeme, mis on juhtunud väga väikestest numbritest alguse saanud immigratsioonivooluga Lääne-Euroopa riikides, kus heaoluühiskonnad on sisuliselt kokku varisemas, ühiskonnad toimivad, turvalised ühiskonnad on pidevas kriisi või konflikti situatsioonis ja meie hinnangul ei tohi lubada sellel juhtuda Eestis. Samuti on meile väga muret tekitav asjaolu, et alates kevadest saadik on Vabariigi Valitsus esitanud avalikkusele ja ka Riigikogule pooltõdesid või üldse mitte rääkinud asjadest nii, nagu need on. Ja me leiame, et Riigikogu peab kehtestama tugevama järelevalve täitevvõimu üle. Selle tõttu me selle eelnõuga siia teie ette tulime ja loomulikult palume teie toetust sellele. Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Komisjonipoolne ettekandja on põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet. Palun. Aitäh, austatud esimees! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas antud otsuse eelnõu esmaspäeval 14. septembril 2015. aastal ja otsuse eelnõu algataja andis meile ülevaate oma mõtetest, mida mõeldakse selle otsuse eelnõuga. Põhiline oli see, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni hinnangul on põgenike kvoodid vastuolus nii Euroopa Liidu liitumislepinguga kui ka üleüldise Eesti avalikkuse hoiakuga.
Eelnõu kohaselt peab Vabariigi Valitsus edaspidi sellekohased küsimused esitama Riigikogule arutamiseks ja otsustamiseks. Komisjoni liikmed esitasid eelnõu esitajale küsimusi. Muuhulgas küsiti, kas Riigikogu all mõeldakse eelnõus alati Riigikogu täiskogu või mõnedes küsimustes ka Riigikogu komisjoni. Esitaja esindaja vastas, et põhimõttelistes küsimustes peetakse silmas Riigikogu täiskogu. Ta lisas, et immigratsiooni puudutavatel suurtel strateegilistel otsustel peaks olema võimalikult lai kandepind. Komisjoni liikmed märkisid, et ministrid saavad ka täna Euroopas Eesti nimel olulise tähtsusega kokkulepped sõlmides parlamendilt mandaadi. Eelnõu esitaja esindaja märkis, et parlament ei nõustunud pagulaskvootidega, ometi võetakse täna vastu uusi kvoodivõtmeid. Seega ei ole Vabariigi Valitsusel selles küsimuses parlamendi mandaati. Lisaks küsiti, mil moel peaks menetluslikult Vabariigi Valitsus Riigikogu ette tulema ning millises vormis peaks Riigikogu seisukoha võtma. Eelnõu esitaja esindaja tõi paralleelina välja Kreekale abipaketi andmise küsimuse, kui parlament pidi otsustama, kas toetada abipaketi andmist või mitte. Ta lisas, et kohustuste vastuvõtmisega on tegemist juba 1 eurose riigieelarvelise kulu puhul. Ja mida siis otsustati komisjonis? Ettepanek oli võtta täiskogu päevakorda 22. septembril 2015. aastal. See otsus oli konsensuslik. Teha ettepanek eelnõu esimese lugemise tagasi lükata. Selle poolt oli 5 komisjoni liiget, vastu 4, erapooletud 0. Ja määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ehk mind. Aitäh! Kas komisjonipoolsele ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh! On. Küsimus on, jah? Mitte see. Martin Helme, palun. Lugupeetud härra Laanet. Pärast seda, kui ma olin oma sõnavõttu ära esinenud, kas oli veel mingeid vastuväiteid või mis olid need argumendid otsuse eelnõu tagasilükkamiseks? Aitäh! Ma ei mäleta küll seda, et me oleksime arutanud veel sisuliselt seda otsuse eelnõu ja me läksime menetluslike otsuste vastuvõtmisele ja need otsuste sisu ma just kandsin ette. Aitäh! Kalle Palling, palun. Ja aitäh, austatud ettekandja. Mis olid need argumendid siis selle vastu ja täna kehtiva süsteemi poolt, et tõepoolest parlament ju arutab iga kord enne, kui ministrid sõidavad nõukogudele siis arutama neid küsimusi ja see koht, kus seda arutatakse, on Euroopa Liidu asjade komisjon, kus ühtlasi Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonil on lausa aseesimehe koht. Et minu arust seda infot on olnud piisavalt ja täna süsteem toimib ju ideaalselt. Kõikide erakondade esindajad kuuluvad siis Euroopa Liidu asjade komisjoni ja samamoodi kõikide alaliste komisjonide esindajad. Nii et ma arvan, informeeritusega kindlasti probleeme olla selles küsimuses ei tohiks. Ma aitäh küsimuse eest, et ma pean tunnistama, et mul võib-olla pigem ei arusaamine selline, et võib-olla väga täpselt ei saada aru, kuidas toimub mandaadi andmine ministritele, kui nad liiguvad Eesti seisukohtadega Brüsselisse. See oli minu isiklik arusaam sellest. Aitäh. Jaak Madisson. Austatud ettekandja, eelkõnelejal on õigus selles osas, et tõesti kõik ministrid käivad eelnevalt Euroopa Liidu asjade komisjonis, kus nad teevad ettekande, meil on võimalus küsida ja anda mandaati erinevatele seisukohtadele. Küll aga nüüd on siin põhimõtteline küsimus, kas see on piisav põhimõttelises küsimustes, mis puudutavad reaalselt Eesti suveräänsus ja iseseisvuse küsimust immigratsiooni küsimustes. Seega praegune probleem on selles, et immigratsiooni küsimus ja pagulaste vastuvõtmine ei kuulu samasse valdkonda, mis on näiteks, kui maaeluminister läheb arutlema teiste kolleegidega, mis toimub piimaturu hinnaga näiteks. See ei ole põhimõtteline küsimus. Küll aga immigratsiooni küsimus on põhimõtteline küsimus. Siin ongi küsimus selles, et miks komisjon ei arutanud neid seisukohti, et tunduvalt efektiivsem oleks arutada selliseid küsimusi suure täiskogu ees, kus me saame tunduvalt selgema pildi kõigi 101 saadikuga, mitte Euroopa Liidu asjade komisjonis, kus kuulub kuni 15 saadikut ainult. Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Ma tuletan meelde, et näiteks enne 12. juuni oli ELAK-i komisjoni, enne seda toimus veel mitme Riigikogu alatise komisjoni ühisistung, kus arutati neid küsimusi. See ei olnud pelgalt ELAK-is arutlusel,
vaid Riigikogu juhatus saatis oma arvamuste kujundamiseks ka teistele komisjonidele see küsimus, et see ei ole päris mustvalge ja komisjon leidis, et see on piisav. Aitäh. Mart Helme, palun. Ja aitäh, lugupeetud eesistuja ja ettekandja. Mulle jääb mõnevõrra arusaamatuks. Eelnõu üks mõte on väga selgelt tõsta Riigikogu autoriteeti ja kehtestada võimude lahususe printsiibist tulenev ja eelmise küsimuse puhul ehk presidendi otsevalimiste puhul me rääkisime kogu aeg sellest, et meil on parlamentaarne riik. Me tahaksime selle eelnõuga tõsta parlamendi autoriteeti ja parlamendi kontrollivõimet, õigust ja efektiivsust valitsuse tegevuse üle. Mulle jääb mõnevõrra arusaamatuks, et on fraktsioone ja terve hulk saadikuid, kes seda ei toeta ja ei taha isegi selle teema arutamist saalis, vaid tahavad otsuse eelnõu tagasi lükata. Kas ka teie olete sellel seisukohal, et parlament peabki jääma kummitempliks? Mina ei ole kunagi väitnud seda, et parlament peaks või võiks olla kummitempel ja mina seda ei arva. Komisjoni enamus arvas, et tänane süsteem on piisav, et anda mandaat ministritele. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Lugupeetud juhataja ja ettekandja. Põhiseaduskomisjoni liikmena ma hääletasin loomulikult selle ettepaneku maha hääletamise vastu. Ma olen nõus kolleeg Kalle Pallinguga, et Euroopa asjade komisjonis arutatakse, aga rändeküsimused ja migratsiooni asjad on praegusel hetkel Eesti ühiskonnas ja mitte ainult niivõrd teravad, et ma leian, et nende arutamine peaks olema siiski suure saali küsimus, mis on palju avalikum, ei ole suletud, vaatamata sellele, et Euroopa asjade komisjonis on kõik erakonnad esindatud ja selle koha pealt see ei ole mingisugune väike küsimus ja minu meelest avalikustamine ja avalikkus oleks selles küsimuses täiesti põhjendatud, nii et kordan veel, hääletasin loomulikult, et peaks suurde saali tulema. Aitäh. Praegu on küsimuste aeg, oleks võinud ühe küsimusega lõppu meisterdada. Aga jäi ära. Ma lihtsalt, kui tohib, ma kommenteerin härra Ernitsale, et tegelikult on ju töö- ja kodukorra seaduse järgi fraktsioonidel võimalik algatada Riigikogu saalis oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelu ja selles formaadis saab seda teha. Aitäh. Kalle Palling, palun. Jah, lugupeetud saadikutele teadmiseks, et on esitatud Riigikogu juhatusele palve arutada riiklikult tähtsa küsimusena siis pagulaspoliitikat Riigikogu täiskogus oktoobrikuus. Aga küsimus siiski, et kas parlamentaarses riigis parlamendi kõige suurem komisjon ehk siis Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon on parlamendi osa või mitte? Ja küsija, komisjonis seda ei arutatud. Aitäh. Henn Põlluaas, palun. Aitäh, hea eesistuja, lugupeetud sõnavõtja. Väide justkui valitsus oleks piisavalt ja ausalt kommunikeerunud selles küsimuses ja informeerinud nii avalikkust kui Riigikogu selle komisjone. See on allpool igasugust kriitikat. See ei vasta tõele. Käimas olev protsess, kus Euroopa Liidu poolt sõidetakse sõna otseses mõttes üle liikmesriikide tahtest ja nende suveräänsusest, enesemääramisõigusest sunniviisiliste jaotusmehhanismide kehtestamisega ei ole normaalne. Kas teie kui põhiseaduskomisjoni esimees leiate, et Euroopa Liidul on õigus sõita üle liikmesriikide suveräänsusest? Aitäh. Aitäh, hea küsija. Refereerin teile Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungi protokolli number 10 reedel 12. juuni 2015. Eesti on valmis pagulasi võtma üksnes vabatahtlikkuse alusel, eeldusel, et sellekohane kokkulepe on kooskõlas riigi, rahvastiku ja majanduse osakaaluga Euroopa Liidus, vastab analüüsitud võimalustele ja pagulane soovib Eestisse ümber paikneda. Aitäh. Igor Gräzin, palun. Ma tahtsin sügest küsida mitte niivõrd seoses pagulastega, aga siin lihtsalt kõlas üks mõte, kuna me oleme sinuga ka ühes komisjonis olnud, nüüd oleme erinevas. Kalle
püstitas sellise huvitava idee. Ütle palun, kas komisjoni töö kvaliteet on määratud tema suurusega? Tähendab, kas ütleme, et ELAK-i komisjoni otsused on 3 korda paremad kui maaelukomisjon, kes me oleme väiksed? Võib-olla me ei peaks pingutamagi. Aitäh küsimusest, Igor. See küll ei olnud meil komisjonis arutlusel, aga ma arvan, alati suurus ei näita parimat kvaliteeti. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh, härra asespiiker, härra Laanet. Te siin just tsiteerisite seda 12. juuni ELAK-i otsust ja see oli üks teema, mis meil tuli üles komisjonis, kus väidetavalt on ELAK andnud valitsusele volituse immigratsiooniteemaga nii edasi minna, nagu valitsus praegu läheb. Meie oleme täiesti risti vastupidisel seisukohal. Valitsus tõi tol korral ELAK-isse seisukoha, et Eesti tegeleb, nii nagu te ütlesite, vabatahtlikkuse alusel ja oma võimete piires ja praegu räägime me mingist võtmest. Mingi jaotusvõtmest, see ongi kvoot, selleks volitust ei ole ja sellepärast me tõimegi selle eelnõu ju saali, et selline volitus peab tulema laiemalt kandepinnalt. Et mind pisut nagu hämmastab see, et nagu ei tahetagi, lihtsalt ei tahetagi nagu kogu teemaga tegeleda, arvatakse, et see kaob ära, kui seda nagu ei käsitleta. Et ma nagu selle sama 12. juuni seisuga võtnud, et meil on ilmselt täiesti erinev arusaamine sellest, millele anti mandaat või luba. Aitäh küsimuse eest. Ma kardan küll, et me saame erinevalt aru, aga võtmete teemat me väga põhjalikult ju komisjonis ei arutanud. Aitäh. Jaak Madisson, palun. Aitäh, austatud ettekandja, austatud istungi juhataja. Ma kardan, et teil see valitsuse seisukoht on natuke vananenud ja iganenud 12. juunist, sest 14. septembril, kus viibis Hanno Pevkur siseministrite nõukogus, oli tal juba uus mandaat saadud ELAK-is enamuse häälte alusel, kus on öeldud mitte üksnes vabatahtlikkuse alusel, vaid on öeldud eelistame vabatahtlikul alusel üksteise abistamist. Eelistame. Ja kui ma eile küsisin Euroopa asjade komisjonis härra peaministri käest, kes täna viibib Euroopa Ülemkogul, et mida see sõna eelistame tähendab, et kas juhul, kui kvalifitseeritud häälte enamusega surutakse läbi kvoodid, siis mis Eesti teeb, siis ta vaid maigutas suud ja ütles, mis meil muud ikka teha on, nõustume sellega. Ja sellepärast ongi antud eelnõu toodud suurde saali, et sellised küsimused ei surutaks läbi vaid väikeses Euroopa asjade komisjonis, vaid tuleks suurde saali arutamisele just selle sõna eelistame pärast. Aitäh! Aitäh küsimuse eest, et ma, kui lubate, refereerin teile Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungi protokoll number 11. septembrist 2015 ja otsustati toetada Vabariigi Valitsuse seisukohti 14. septembril 2015 toimuval erakorralisel Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil konsensuslikult. Ja mis see siis on? 6. punkt ütleb, Eesti on valmis kriisiolukorras vastu võtma lisapagulasi, arvestades Eesti riigi võimekust, rahvastiku ja majanduse osakaalu Euroopa Liidus ja pagulaste soovi Eestisse ümber paikneda. Eelistame vabatahtlikkusel põhimõttel toimivat vastastikust abistamist. Aitäh. Mart Helme, palun. Jah, see eelistame on ju selline sõna, mis nullib kogu selle muu jutu ära. Me väidame oma fraktsiooni poolt üksmeelselt, et avalikkust on eksitatud kogu selle immigratsiooni teemaga ja avalikkust on petetud numbritega, sest 150 on praeguseks saanud 550 ja ma julgen teile ennutada, et ei lähe palju aega, kui sellest saab 3500. Ja ma esitan nüüd küsimuse, tõsi küll, härra Laanetile, aga kaudselt ka kõigile neile, kes valitsuse seda poliitikat pooldavad siin. Võtke inimesed silmaklapid peast ära. Kas te saate aru, et selle otsusega muutub Eesti igaveseks? Ja see Eesti ei ole enam see hubane ja turvaline kodu meile kõigile, nagu ta on siiani olnud. Küsimus on, kas teie, härra Laanet, saate sellest aru, missuguse vastutuse te praegu selle poliitika toetamisega endale võtate? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Kõigepealt mul silmaklappe pole, võtan prillid eest ära. Aga kindlasti me kõik siin saalis seisame selle eest, et Eesti oleks iseseisev ja turvaline riik. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja ettekandja, küsin nüüd otse. Pagulaskriis on peale teist maailmasõda praegusel hetkel kunagi varem pole see samal tasemel olnud. Ja ma küsin, miks me peame praegusel hetkel eelnevat arvestades hoidma nii-öelda selle kvootide
küsimuse suletud komisjoni piires, aga ei taha tuua suurde saali, arvestades olukorra erakorralisust? Aitäh, hea küsija. Nagu sa ise tead, siis seda küsimust me komisjonis ei arutanud. Aitäh. Henn Põlluaas, palun. Aitäh. Eilsel ELAK-i ja väliskomisjoni ühisistungil küsiti peaministrilt, kus on Eesti võimekuse piir, kui palju me oleme võimelised inimesi vastu võtma. Teie ka siin viitasite, et Eesti võtab vastavalt oma võimekusele. Vastus oli, et Eesti võimekus kasvab pidevalt. Eile võtsime vastu 40 000 või Euroopa Liit jaotas täna 120 000, homme 240 000, sest me teame, et see voog ei lõppe, see aina kasvab. Võib-olla aasta lõpuks on ülesanne jaotada 2 miljonit inimest Euroopa Liidus laiali. Kus on siis Eesti jaoks teie meelest see piir? Aitäh. Iga kord, kui tullakse uue ettepanekuga välja, siis seda ettepanekut ka arutatakse ja vaevalt, et ka teie oskate öelda, kus on see piir. Aitäh. Aitäh. Hea kolleeg Martin Helme, vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele on igal liikmel 2 suulist küsimust. Kolleeg Valdo Randpere, palun. No mina olen kokkuhoidlikult oma küsimustega ringi käinud, siis mul on 2 küsimust. Ma esitan neist esimese praegu. Lugupeetud ettekandja, sa nimetasid ja viitasid siin ELAK-i 11. septembri koosolekule, kus toetati valitsuse seisukohti konsensuslikult, nagu sa ütlesid. Kas on sul mingeid andmeid selle kohta, et EKRE esindaja sellel koosolekul ei viibinud? Minu teada ta viibis ja toetas ka siis konsensuslikult valitsuse seisukohti, mille vastu nad nüüd tundub väga ägedalt protesteerivad äkki, et millest selline meelemuutus või äkki need ei olnud siiski kohal ja ma olen valesti informeeritud? Aitäh küsimusest, vaadates protokolli, siis su andmed on õiged. Aitäh. Aitäh, austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Head kolleegid, kas on soov avada läbirääkimised? Jah. Jüri Adams, palun. Härra juhataja, lugupeetud rahvaesindajad, kui ma eelmises päevakorrapunktis formaalselt rääkides Vabaerakonna nimel rääkisin enda juttu, siis praegu ma räägin taas formaalselt Vabaerakonna nimel, aga esitan Vabaerakonna fraktsiooni seisukohta. Ja mida ma tahan teile ütelda, on see, et sõltumata sellest, milliseid puudusi selles eelnõus ei oleks selle vormistamisel või seletuskirjas või kui ebamugav see ei oleks, aga meie näeme, et selles eelnõus on 2 päris tõsist riigi toimimise korralduslikku probleemi. Üks nendest seisneb selles, et kui meil on parlamentaarne vabariik, siis parlamentaarses vabariigis peab põhimõtteliselt olema valitsuse liikmel praktiliselt pidev Riigikogu toetus, erinevalt presidentaalsest mudelist, kus see tingimata ei pea nüüd niimoodi olema. Ja võib-olla Eesti riigi senises kogemuses 20 aasta jooksul ei ole seda väga palju olnud, aga näiteks 20. aastate Eesti Riigikogu ja valitsuse omavaheliste suhete korraldamisel oli üks institutsioon, mis praegusel hetkel puudub. Nimelt valitsuse liikmed võisid tulla ise Riigikogu ette või Riigikogu neid väga kiires tempos kutsuda välja, toimus vastavad arutelud ja nende lõppemisel toimus üks hääletus. See ei olnud usaldushääletus selles mõttes, et selle kaotamisel oleks pidanud valitsuse liige tagasi. Ma ei ole päris kindel, mis oli see termin, mida kasutati tollases kodukorras, mul lihtsalt mälu ei tööta nii hästi enam, kas see oli ülemineku hääletus või midagi sellest sarnast. Aga mõte oli see, et Riigikogu avaldas arvamust
jooksvalt ministri tegevuse kohta, nii ütelda, et kas ta on õigel teel. Ja näiteks eile õhtu ma tundsin küll päris vajadus sellise meetodi järgi, kus massimeedia lühiteade oli, et Eesti valitsus oli vastaval Euroopa Liidu hääletusel, ei olnud isegi mitte solidariseerunud Soomega, kelle esindaja jäi erapooletuks, rääkimata nende 4 Kesk-Euroopa riigiga, kes ühe plokina oli, ja nii palju kui ma tean, Eesti avalik arvamus on enam-vähem sama tüüpi, mis on nendes asjades. On võimalik, et massimeedia teates on praegusel hetkel mingisugune selline lihtsustus, sest kõik nad on lihtsustatud ja võib-olla midagi väga olulist jäi teadmata, aga kui selline meetod oleks, et saaks ministrilt kiires korras küsida, et kuidas see asi täpsemalt oli, küsida igasuguse nüansse ja niimoodi avaldada, et see küsimus on tegelikult põhimõtteliselt vaja läbi mõtelda. See on üks asi. Teine küsimus on see küsimus, et kuidas Riigikogu komisjon annab arvamusi kolmandatele osapooltele. On selge, et mitmesugused alatised komisjonid oma spetsiifilistes töövaldkondades, kus neil on kompetents, annavad mitmesuguseid arvamusi. Nüüd, kas Euroopa Liidu asjade komisjonil on mingisugune spetsiifiline kompetents? Ei ole. Ta on Riigikogu vähendatud mudel ja ilmselt ellu kutsutud selleks, et mõningaid asju teha kiiremini, kui seda on võimalik otsekohe teha suure saali otsustuste järgi. Nüüd praeguseks hetkeks on minu arvates meie ette tekkinud niisugune probleem aga selle eelnõuga, et kas meil ei peaks olema selline asi, et teatud küsimustes, võib-olla mitte kõikides, aga asjad, mis vahepeal on praegu monopoliseeritud Euroopa Liidu asjade komisjoni arvamusele, et kas neid ei võiks kutsuda suurde saali kohale, et oleks võimalik ka läbi hääletada ja kujundada siis arvamus, sest et ilmselt Riigikogu praegu on vähem kummitempel kui sel ajal, kui see Euroopa Liidu asjade komisjon loodi ja peale selle on ka vähemusel Riigikogus opositsioonil vaja võimalust näidata, kui suur on nende arvamuste osakaal, sest tõenäoliselt väga lihtsas Euroopa Liidu asjade komisjoni arvamuses nende arvamus läheb kaotsi. Nii et ma arvan, et selle eelnõu algatajad ja teised peaksid nende küsimuste juurde tagasi tulema uuesti. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja! Head kolleegid, vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvil 98 lõige 5 saavad Riigikogu otsuse esimesel lugemisel sõna üksnes fraktsioonide esindajad. Nii et minu küsimus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonile, kes teie fraktsiooni nimel sõna võtab? Martin Helme, palun. Palun 5+3 minutit. Aitäh, härra spiiker, kallid kolleegid. Ma kõigepealt õiendan ära selle teema, milleks Jaak Madison tahtis siia tulla ja mis oli Valdo Randpere küsimus. Et miks oli otsus konsensuslik? Konsensuslik oli otsus selle tõttu, et minister Pevkur kinnitas täiehingeliselt, et see tähendab vabatahtlikkuse säilimist. Nii, aga tuleme tagasi. Mul on väga kahju, et sellele teemale ei taheta kuidagi anda sellist üldpoliitilist debati mõõdet Eestis. Mul on äärmiselt kahju ja see on üks põhjus, miks me selle eelnõuga välja tulime, et tahetakse nii olulises küsimuses, nii strateegiliselt olulises küsimuses asju ära otsustada kuskil komisjonis nahistades. Meie meelest on see väga vale. Nüüd paar sellist olulist verstaposti. 2003. aastal toimus Eestis rahvahääletus, millega täiendati Eesti põhiseadust. Selle põhiseaduse täiendamise rahvahääletuse tulemusel astus Eesti 2004. aastal Euroopa Liitu. Ja selle põhiseaduse täiendamisel oli mitu punkti, osad olid rakenduspunktid, aga põhimõte oli väga lihtne. Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu lähtudes oma põhiseaduse aluspõhimõtetest. Põhiseaduse aluspõhimõtetest. Ei ole suuremat põhiseaduse aluspõhimõtet, kui on põhiseaduse preambul.
mis ütleb ära, milleks üldse Eesti riik on loodud ja mida ta tegema peab. Eesti rahva, keele ja kultuuri säilimine ja kestmine läbi aegade, kui ma peast tsiteerin, mitte sõna-sõnalt. 2012. aastal arutas Eesti Riigikohus ESM-i küsimust, kus oli väga teravalt üleval suveräänsuse teema ja see, kas Eesti riigil on, kas Eesti valitsusel, Eesti parlamendil on mandaati anda eelarvelised suveräänsuse küsimused ära sellisel moel, nagu on. Nagu me mäletame, Riigikogu läks sisuliselt lõhki ja häältega 10-9 otsustati, et jah, on õigus ära anda need otsustused, aga Riigikohtu otsuses öeldi selgelt, 2003. aastal rahvahääletusel saadud mandaat on ammendunud. Eesti valitsusel, Eesti parlamendil ei ole õigust süvendada integratsiooni Euroopa Liidus, sest selle jaoks tuleb küsida uus mandaat. Tegelikult vajab Eesti uut rahvahääletust selles küsimuses, kas me tahame kuuluda Euroopa Liitu või mitte. Sest see Euroopa Liit, kuhu astuti 2003. aastal, ei ole sama Euroopa Liit, mis ta on aastal 2012 või 2015. Immigratsioonikriis ja kasutame võimalikult säästlikult sõna pagulased, sest et need ei ole peaosas mitte pagulased, on muutmas nii Euroopa kui Eesti ilmet tundmatuseni. Ja erinevalt ühest või teisest võimule saanud valitsusest, erinevalt ühest või teisest eelarvelisest või rahalisest otsusest on demograafia teema, mis on pöördumatu ja pikaajaline, ehk siis puudutab nii meie lapsi kui lapselapsi ja muudab ühiskondade nägu tundmatuseni pöördumatult. See ei ole asi, mida saaks ära nihverdada ELAK-is. See on asi, milleks peab saama Eesti rahvalt selge mandaadi ja just selles ongi ju praeguse probleemi sisu, et valitsus ei taha üldse neist asjadest rääkida. Kui ta räägib, siis ta annab meile eksitavaid vastuseid, nii nagu ta andis ELAK-is küsimuse peale, kas see eelistatus tähendab, et jääb kindlasti vabatahtlikkus või tähendab ta midagi muud ja kinnitati, et jah, see tähendab eksklusiivselt vabatahtlikkust, siis ta eksitas rahvasaadikut, minister eksitas rahvasaadikut sellega. Meil on kogu selle immigratsiooniteema käsitlemisel kevadest alates ja suve läbi sageli heidetud ette, et debatt on väga emotsionaalne, teravaks läinud, ühiskonnas pingeid ja lõhesid tekitanud. Ja ometi, kui siis Konservatiivne Rahvaerakond teeb ettepaneku hoida seda debatti kõige paremas poliitilises ruumis, see on parlamendisaalis, siis valitsus seda ei toeta, koalitsioon seda ei toeta. Ma hoiatan, see debatt kolib tõepoolest siis tänavatele, kui koalitsioon ei taha sellega tegeleda. Ta kolib tänavatele paratamatult. Nii et täna saatis Konservatiivne Rahvaerakond valitsusele kirja, kus me tungivalt soovime, et Eesti taastaks piirikontrolli kõikidel oma piiridel, nii Tallinna sadamas Helsingi laevadele kui Läti piiri peal. Väga lihtsal põhjusel. Schengeni süsteem Euroopas on kokku varisenud. Lõuna-Euroopas Vahemere ääres on riigid, mida me võiksime kirjeldada läbikukkunud riikidena. Itaalia ja Kreeka ei käitu riikidena. Nad on alt vedanud kõiki oma Euroopa partnereid. Saksamaa räägib muudkui solidaarsusest ja ei käitu solidaarselt, vaid äärmiselt isekalt ja unilateraalselt. Sellises olukorras on Eesti valitsuse ülesanne ja kohustus seista Eesti rahvusliku julgeoleku eest, Eesti rahva ja keele ja kultuuri püsima jäämise eest. See on tema põhiseaduslik kohustus, see on kõigi teie põhiseaduslik kohustus, te andsite selleks vande siin samas. Ja ma saan täiesti aru, et valitsus ei taha sellest rääkida, see on nii ebameeldiv, nii ebamugav teema, kui sa lähed vastuolu 80-85% avaliku arvamusega, siis sa parem lihtsalt ei räägi sellest teemast. Aga tegelikult nii ei saa. Varem või hiljem see hakkab poliitilist hinda nõudma. Ma ei tea, kuidas koputada teie südametunnistusele, et see jõuaks teile kohale. Meil on ilmselgelt on Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal täiesti teistsugune arusaamine immigratsiooni teemast. See on minu meelest täiesti ilmne, et me oleme üks väheseid poliitilisi erakondi Eestis, kes nii-öelda sabakondiga tunnetab, kui kriitiline teema see on. Ja see on arusaamatu, kuidas kõik teised lihtsalt rullivad vaikselt edasi. Aga see kukub kaela teile. See kukub kaela teile. Palun võtke tagasi parlamendi kontroll nende asjade üle ja hääletage selle eelnõu poolt. Aitäh! Aitäh! Kalle Palling, Reformierakonna fraktsioon, palun!
Austatud juhataja, head kolleegid, Reformierakonna fraktsiooni esindajana ja ühtlasi Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehena ma pidin siia pulti tulema, sest mingid tüübid on lihtsalt võtnud vaevaks sarjata neid inimesi, kes kuuluvad Riigikogu komisjonidesse ja tegelevad seal sisulise tööga, ka väljaspool seda aega, kui Riigikogu suvel täiskogus reeglina koos ei käi. Euroopa Liidu asjade komisjoni kuuluvad esindajad kõikidest Riigikogu komisjonidest ja kuuluvad esindajad kõikidest Riigikogu fraktsioonidest. Opositsioon on kokku leppinud, et Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimehe koht kuulub Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale. ELAK-i aseesimees on Jaak Madisson. ELAK on initsieerinud, et teeme ühisistungeid teiste komisjonidega, kus me arutame seda temaatikat. Väliskomisjon on üks sagedasemaid, kellega me neid ühisistungeid oleme teinud. Väliskomisjoni kuulub lisaks veel härra Põlluaas. Et kus seda infot ja teie kaasarääkimise võimalust on vähe olnud. Ma mainisin ennem ja siin puldist mainiti ka varem, et olulise tähtsusega küsimusi, riiklikult olulise tähtsusega küsimusi on võimalik arutada siin Riigikogu täiskogus. Fraktsioonid ja komisjonid saavad teha selleks ettepanekud. Euroopa Liidu asjade komisjon on saatnud avalduse Riigikogu juhatusele, et arutada migratsioonitemaatikat siin Riigikogu täiskogus oktoobri esimesel töönädalal. Jällegi, parlamendil on võimalus reaalselt arutada neid teemasid ja kujundada oma seisukohti. Igal fraktsioonil on võimalus arutada neid teemasid ja kujundada oma seisukohti. Ja vastavalt sellele seisukohale saavad komisjoni liikmed, kes kuuluvad ELAK-isse, hääletada siis ELAK-i istungitel, kui antakse järjekordne mandaat kas siis siseministrile või peaministrile esindada Eesti seisukohti Euroopas. Ärge palun ähvardage siit Riigikogu kõnetoolist, et te ajate rahva tänavale. Te olete Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, te olete kevadest alates ise initsieerinud seda lõhet, millele te viitasite ühiskonnas ja ajanud inimesi tänavatele. Ja nüüd Martin Helme ütles seda siin Riigikogu kõnetoolis ka uhkelt maha. Ma arvan, et see ei ole kindlasti see koht, kus selliseid ähvardusi peaks publitseerima. Et see ei ole ka debatt. Debatti on võimalik pidada siin Riigikogus erinevates vormides ja ärge palun alavääristage saadikuid, kes kuuluvad erinevatesse komisjonidesse. Teie hinnangul või teie ettekujutuse järgi justkui parlament väljaspool parlamendi täiskogu saali ei olegi parlament. On küll. Aitäh. Aitäh. Kolleeg Marianne Mikko, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, palun. Lugupeetud istungi juhataja, austatud kolleegid. Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon on arvamusel, et praegu Euroopas aset leidav põgenikekriis on väga tõsise sisuga ja ta jääb murekohaks mitte tänaseks, homseks, vaid pikaks ajaks. Sestap Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tunnustab algatust vastavasisulist debatti Riigikogus pidada, aga mitte sabakondiga, vaid appi võttes aju ja südant. Ja meil on hea meel tõdeda, et juba 13. oktoobril pagulasdebatt olulise tähtsusega riikliku küsimusena siinsamas Riigikogu saalis toimubki. Sellest tulenevalt täna hääletamisele tulev Riigikogu otsuse eelnõu immigratsiooni kohta sotsiaaldemokraatide poolehoidu ei pälvi. Aitäh! Aitäh! Rohkem fraktsioonide läbirääkimise soove ei ole. Lõpetan läbirääkimised ja kuna juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 53 OE esimesel lugemisel tagasi lükata, siis läheme selle ettepaneku hääletamise juurde.
Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 53 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 49, vastu 17. Eelnõu on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Läheme edasi päevakorraga. Vabariigi Valitsuse algatatud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 52 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov alustada läbirääkimised? Fraktsioonidel läbirääkimiste soovi ei ole, siis läheme kohe lõpphääletuse juurde. Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 52. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 62, vastu 5, erapooletuid ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. 4. päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu 61 esimene lugemine. Ettekandja justiitsminister Urmas Reinsalu, palun. Lugupeetav Riigikogu aseesimees, lugupeetavad Riigikogu liikmed. Vabariigi Valitsus on esitanud Riigikogu menetlusse seaduse, mille sisuline mõte on väga lihtne. Praegusel päeva seisuga on represseeritud inimestel ette nähtud aastas ühekordselt makstav tervise taastamise toetus, mis on 160 € kalendriaastas, mida makstakse siis kord aastas kuludokumenti esitamata. Lisaks on inimestel õigus taodelda kuni 50% siis sõidupiletite hüvitisest kuni 32 € ulatuses kalendriaastas. Ja selle probleemiga on paljud eakad, palju kannatanud inimesed teinud ettepanekuid korduvalt selles suunas, et inimeste elu oleks kübeke lihtsam, et inimesed ei peaks neid sõidudokumente jooksvalt koguma, esitama, vaid mõistlik oleks need liita üheks toetuseks. Ja Vabariigi Valitsus pidas nõu, arutas, mõtles ja leidis lahenduse, mis peaks vähendama ka ühelt poolt bürokraatiat ja teiselt poolt inimeste asjaajamist
oma õiguste realiseerimisel, muutma lihtsamaks. Ja lühidalt kokkuvõttes selle seaduseelnõu mõte ongi see, et liita kokku üheks represseeritud inimese toetuseks siis see vastav maksimaalses määras sõidu soodustuse toetus ning tervisetoetus üheks represseeritu toetuseks, mis oleks vastavalt siis kord aastas makstavana 192 eurot aastas. Kahetsusväärselt seoses demograafiliste muutustega nende inimeste arv aasta-aastalt ka väheneb ja Sotsiaalministeerium on arvestanud sellega, et nendest jooksvast Sotsiaalministeeriumi eelarvest on võimalik katta ka see jooksev täiendav kulu, mis peaks olema 2016. aastal siis kuni 52 800 eurot. Kuid valitsuse analüüsi järgi peaksid vähenema ka Sotsiaalkindlustusameti tööjõu- ja majanduskulud ligikaudu 48 000 eurot seoses sellega, et seda bürokraatiat mitmete tuhandete inimeste dokumentide esitamisega jääb vähemaks. Kokku on neid inimesi, kes on õigustatud seda toetust siis saama eelmise aasta seisuga 11 326 ja tuleb öelda seda, et seaduse meetod on siis selline selle toetuse puhul, et iga kord aastas seda taodelda ei tohi. Kui inimene vastab nendele tunnustele ja ta on juba varasemalt seda toetust taodelnud, siis kantakse see inimesele üle kord aastas. Paluksin seda seaduseelnõu parlamendis tõsiselt arutada ja toetada valitsuse ettepanekut. Aitäh! Aitäh, austatud minister, teile on ka küsimusi. Kolleeg Aivar Sõerd, palun! Aitäh, austatud juhataja, austatud minister! See 32 eurot ilmselt tuleb sellest veel krooniaegsest 500 Eesti krooni vääringust, et sellest on varsti 5 aastat tagasi, et vahepeal on siin hinnad ka muutnud, et kas valitsus ei kaalunud, et kas see 32 eurot on piisav, pealegi kui hüvitatakse ju ainult 50% ja ka üks kord aastas ainult saab seda taotleda, et kas see 32 eurot on tänasel päeval piisav, et seda sõidukulu katta? Selle okupatsioonirežiimide represseeritud isiku seaduse üldine loogika on nende kannatanud inimeste täiendav toetusmeede selle toetuse puhul ja need on tegelikkuses sellest kehtivas seaduse tekstis on määratletuna transpordihüvitise ja tervisetoetuse hüvitisena. Küllap eakad inimesed loomulikult neil on vajadus täiendavale tervisekuludeks, küllap ühele osale nendest on vajalik ka kulutustranspordiks, aga see toetuse üldine loogika nüüd lähtub sellest, et inimene ise määrab, millisteks praktilisteks vajadustest ta seda kulutab. Tõsiasi on see, et seda senist kehtiva seaduse alusel transpordihüvitist on taodelnud ja välja võtnud maksimaalmääras kolmandik nendest inimestest, 3000 inimest. Kas see 192 eurot ja tõesti need summad on saadud mehaanilise teisaldustehtega kroonidest, kas see on piisav? Kindlasti on selge see, et mõistlik on, et riigis on ette nähtud üks riiklik täiendav kannatuste leevendamiseks toetus ja mõistlik on ka see, et see võimalikult vähese vaevaga nendele inimestele välja makstaks. Aitäh! Peeter Ernits, palun! Hea juhataja ja ettekandja, tegelikult see on väga meeldiv, et represseeritutele pööratakse tähelepanu, aga ma küsin, et kas selle eelnõu peamine eesmärk on hoida riigikassale kokku 48 000 eurot bürokraatia vähendamise, et ei peaks eraldi neid menetlema või on ka mingi muu asi? Aitäh! Ei, kindlasti riigikassale, kui me räägime nii-öelda kuluneutraalselt, siis nagu ma ütlesin, et kindlasti raha makstakse rohkem välja. On selge see, et need inimesed, kes on seda üldist selle uue seaduse järgi represseeritud toetust õigustatud saama, nende inimeste hulk kasvab võrreldes selle 1/3 teoreetilistest õigustatud isikute hulgast kehtivas seaduses. Nii et see kulu kasvab, aga ma arvan, et sellise lahenduse leidmine on igati nutikas, kus meil bürokraatiale kulub vähem raha ja tegelikult inimestel on hõlpsam asju ajada ja on ka inimestel endil seda vaeva vähem. Aga ei, selle seaduse eesmärk iseeneses ei olnud riigi administratiivse ressursi kokkuhoidmine. Nagu ma ütlesin,
eesmärk oli ikkagi see ja tulenes ka väga korduvast represseeritud inimeste organisatsioonide pöördumistest, et see iseenesest võib-olla esmapilgul laiemale üldsusele mitte nii keskne sotsiaalpoliitiline probleem, aga nendele inimestele endile asjatud sekeldamist põhjustav asi ära klaarida. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Aitäh, juhataja ja ettekandja. Ma ei saanud aru, et kuidas see ikkagi nüüd suureneb, see rahaline kulu riigieelarvele. Ja ma küsin selle juurde, et kas sellest 192 eurost on piisav nendele vanakestele, kannatanud vanakestele. Ainuüksi hambaravi kulud on väga suured, kui rääkida ühest asjast. Aitäh. Ma ütlen nõnda, et kindlasti on mõistlik, et Eesti riigis on eraldi riigi toetusmeede ette nähtud represseeritud inimestele. Oli asjakohane, et parlament on selle seaduse vastu võtnud. See, et nüüd antud juhul õigustatud isikute ring sellele rahale suureneb, tegelikkuses, kuna ma kordan veel kord, et seda 32 eurost transpordihüvitist kasutas 1/3. Seaduse muudatuse järgi hakkab seda saama 100% õigustatud inimesi, kui just keegi ei kirjuta loobumisavaldust, mis on, ma arvan, praktilises inimkäitumise ebatõenäoline samm. Järelikult inimesed saavad seda toetust kergemalt kätte, suurem hulk inimesi praktilises elus saab seda kätte. Kas see toetus peaks olema suurem või mitte, siis nagu ma osutasin, praegu valitsuse loogika oli, et liita need olemasolevad toetused üheks toetuseks, kus inimene ise saab need valikuid teha oma personaalsete vajaduste järgi. Ja see summa on siis vastavalt lisaks kõigile muudele, nii kohaliku omavalitsuse ja riigi poolt makstavatele toetustele ja üldisele vanaduspensionile on see selline, nagu kehtiv seadus ette näeb. Aitäh. Aitäh, austatud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Ja sotsiaalkomisjoni poolseks ettekandjaks palun kõnepulti sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka. Ja juhataja, head kolleegid, sotsiaalkomisjon arutas 14. septembril okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu 61 SE ettevalmistamist esimeseks lugemiseks. Eelnõu tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. Eelnõuga kehtestatakse alates 2016 aastast tervise taastamise toetuse ja sõidusoodustuse asemel represseeritute toetus, mille suurus on 192 eurot kalendri aastas ning mille taotlemiseks ei nõuta kuludokumentide esitamist. Komisjoni liikmed kuulasid sotsiaalkaitseministri selgitusi, esitasid täiendavaid küsimusi ning avaldasid eelnõu kohta arvamusi. Komisjon tegi eelnõu 61 SE kohta konsensuslikud 4 otsust. Võtta täiskogu päevakorda 23. septembril 2015. aastal, määrata ettekandjaks sotsiaalkomisjoni liige Aivar Kokk, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 7. oktoober 2015 kell 17.15. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja, teile küsimusi ei ole. Kas on soov avada läbirääkimised fraktsioonidel? Läbirääkimiste avamise soove ei ole. Seega juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 61 SE esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja määran eelnõule 61 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 7. oktoobri kell 17.15. Sellega on tänane päevakord ammendunud ja istung lõppenud. Aitäh kõikidele kolleegidele!